Nii, tervist. Meil on siis siukene lugu, et meil on ettekanded, teil on nagu igal ühel, ütleme nii, teid on 5 tükki, eks ole, ja meil on tund aega umbes antud. Nii et igal ühel on 10 minutit alguses võimalus väikene siukene tutvustus ja ettekanne teha ja siis, kui meil jääb aega üle, me esitame küsimusi. Katsume enam-vähem ajast püsida, aga mitte liiga palju ka. Kui teie esitus hakkab 25 minutiseks minema, siis ma hakkan sügelema ja muutun rahutaks. Üritame enam-vähem asjast püsida, aga nii nagu see järjekord oli, siis Siimo Ilomets, palun. Ja, tere päevast. Proovin anda siis algatuseks lühikese ülevaate sellest, et mis meil Tehnikaülikoolis toimub ja kuidas me piirdetarindite ja fassaadide teema osas oleme loonud uue peaeriala ja kuidas me õpet kaasajastada siis. Täna on Tehnikaülikoolis võimalik, jutt käib siis 5-aastastest integreeritud kavadest, kuhu siis saab keskhariduse baasil kandideerida. Saab õppida inseneriks nii Tartus kui Tallinnas. Kokku oli siiani siis selle ehituste projekteerimise ja ehitusjuhtimise peaerialal oli 4 valikut, 2 Tallinnas, 2 Tartus. Ja nüüd lisaks üldehitusinseneeria osale siis on meil 5-aastane arhitektuur, samuti hoonete sisekliima ja veetehnika ning teedeehitus. Ja ma olen siis rohelisega märkinud ära need uued värskelt loodud peaerialad, digiehitus ja piirdetarindite projekteerimine. Piirdetarindid ongi siis see hoone osa, mis hoone defineerib ehk näiteks välisseinad, põrandad, katused, avatäited. Ja täna 26 aastal on siis vastuvõtt ka nendele uutele peaerialadele avatud ja on ka esimesed avaldused juba esitatud. Nüüd ise ma olen selle 2-aastase magistrikava programmi juht, kuhu on võimalik siis kandideerida kas siis baka või rakendusliku kõrghariduse baasil. Siin on näidatud siis tänased 8 peaeriala ning siia alla rohelisega panin siis need samad uued peaerialad, mis on plaanis siis avada 3 aasta pärast, sest see magistrikava liigub siis paralleelselt nende integreeritud kava 4.–5. aastaga. Ja kuna see piirdetarindite teema, välisseinad, fassaadid, avatäited, ka kergfassaadid vajab senisest rohkem tähelepanu ja nüüd see, kes astuvad 5-aastasele kavale, nemad jõuavad nende erialaste aineteni kusagil seal 3.–4. aasta ja see on ka üldiselt siis see aeg, millal tudengid hakkavad tööl käima, vähemalt osalise ajaga. Nii et nende uute pädevustega insenerid peaks meile jõudma turule 3, 4, 5 aasta pärast, aga et juba nüüd kiiremini seda vajadust katta, on siis hiljuti välja pakutud mikrokraad täna sektoris töötavatele arhitektidele ja inseneridele. Ja see koosneb siis 4 õppeainest, see mikrokraad. Ehitusfüüsika, hoonete piirdetarindid, soojus- ja niiskuslevi modelleerimine ja niiskuskahjustuste vältimine ehituses. Ja edaspidi, umbes aasta pärast on plaanis siis luua ka mikrokraad projekteerimise juhtimine. Ja panin ka nüüd selle uue peaeriala siia ülevaatlikult ja mul on ta jagatud siis veel 4 osaks, et praegu on ta liiga väikeselt, aga siin on näha siis see kogu loogika, et vasakul 1–10 jooksevad meil semestrid, 10 semestrit ehk 5 aastat ja teistpidi tulpades jooksevad siis moodulid, üldained, ehituse sidusained, kandekonstruktsioonid, loodusteadused ja mehaanika ja siis seal paremal selle roosal taustal on siis seda peaeriala profileerivad õppeained. Ja kollasega veel paremal on siis ehitusprotsess ja digiteemad ja nüüd mul on siis nagu võetud see ülemine vasak osa ehk esimesed 2,5
2,5 aastat ja üld- ja sidusained, siin ma väga pikalt ei peatuks, see peaeriala on siis sarnane tänaste seniste peaerialadega selleks, et oleks peale 2 aastat soovi korral võimalik ka eriala vahetada. Aga siin näiteks on esimesel semestril kohe, et kes täna näiteks kandideerib, siis kohe paari kuu pärast septembri alguses on kohustuslik selline õppeaine nagu sissejuhatus ringmajandusse, kus mina näiteks siis ühel nädalal 16 katan siis ringse ehitamise teemasid. Samuti on seal olemas esimesel aastal kohe vertikaalplaneerimine, siis siin teisel sügisel, siin on jäänud veel vana nimega, on jäätmekäitlus, tegelikult on see uus sisu, on jäätmekäitlus ehituses. Samuti paistab siit projekteerimise alused. Nüüd on siis esimesed 2,5 aastat, aga need juba erialased moodulid, et on siin füüsikat, keemiat, tugevusõpetust, aga ka ehitusfüüsika, ehitusmaterjalid, siis on loodud täiesti uus ehitusmaterjalide erikursus, kus on siis ka lokaalsed taastuvad ringsed materjalid, näiteks puit, näiteks savi, nende kooskasutus, hoonete piirdetarindid, BIM, ehitustehnoloogia, siis edasi minnes, see on nüüd õpingute teine pool, see on nüüd, kus on kindlasti siis spetsialiseerumine juba toimunud. Näiteks on siin probleem- ja projektõpe, paistab üleval keskel 6. semestril, kus siis arhitektid ja insenerid lahendavad selliseid päriselu probleeme omavahelises koostöös. Samuti on seal kortermaja projekteerimine jällegi arhitektide ja inseneride koostöös. Näiteks veel on siin puidust tehasemajade tootmine, kuna puitehituse mahud kasvavad ka renoveerimisel, samuti tehaseline eeltootmine. Kõik siis erialased ained veel, betoonkonstruktsioonid, puitkonstruktsioonid, pinnasemehaanika ja viimane veerand, siin on siis toodud sisse sellised ressursitõhususe teemad nagu materjalide käitlemine ringmajanduses ja geotehnoloogia ja mäenduse alused, ehk kust meil need toormed tulevad, kui palju meil neid on, kuidas me neid kätte saame, töötleme ja veel siis piirdetarindite suuna pealt niiskuskahjustuste vältimine, ehitusmaterjalide püsivus, see on ka üks teema, millele me siis siin täna kindlasti peatume, et materjalid ka kliimakindluse või muutuva kliimatingimustes kaua vastu peaksid. Hoonete renoveerimine, hoonete süsiniku jalajälje arvutamine, ka projekteerimispraktika, et kes 5-aastase õppe lõpetab, on käinud siis tegelikult juba kusagil ka ettevõttes saamas praktilist kogemust ja kinnisvara korrashoid ja ökonoomika samuti suur ja kohustuslik aine. Ja minu poolt lühidalt ongi kõik. Loodetavasti saame nende teemade juurde tulla siis veel paneeli jooksul diskussioonis tagasi. Ja aitäh, Simo, ma saan aru, et siis need härrased, kes siin ülend istuvad, et kui sealt sellest erialast inimesed välja kooruvad, siis nemad saavad neid rakendusi hakata kasutama, mida siinpool pakutakse. Aga me lähemegi nüüd edasi siis järgmise väikese mini ettekande juurde Enno Rahuoja, kes on siis, oli see EKFML ehk siis Eesti katuse- ja fassaadimeistrite liit. Millega siis see liit on tänaseni tegelenud ja mis need peamised eesmärgid on? Enno, palun. Ja tere minu poolt kõigile ja kutsun teid meeldivalt siia fassaadiryppe. Kui ma nüüd viskan ette meie eesmärgid, siis meil on turuosaliste koolitamine. Ja kui Simo rääkis siin tase 6 kõrgemale, siis meie huvisfäär on olnud ikkagi see tase 3, 4, 5, kus siis tööjuhini välja, et teie poolt projekteeritud või siis tarnitud materjalid saaksid ka kvaliteetselt paika. Puudutades siis seda valdkonda, ütleme nii, et oleme loonud kutsestandardid küll valdavalt katuse valdkonda, lame
katus, kaldkatus ja kortsutatav siis nii-öelda plekkkatus. Teades, et kaldkatus on kaldu olev fassaad, siis tegelikult selle sektori inimesed on kindlasti ka pädevad fassaade teile kvaliteetselt ehitama. Et kui vaadata lisaks, siis on turu korrastamine, on litsentsisüsteem, on meil tuleviku fookus, kuna kutsestandardid on hetkel riiklikult küsimärgi all ja selgub nüüd siis maikuuses, et kuidas järgmise aasta õppeprogrammid paika pannakse. Küll ütleme, tähtis on meie jaoks rahvusvaheliste nii-öelda normide ja sätete turule toomine. Siin on niisugune lühikene sõna nagu IFT, mis on siis rahvusvaheline föderatsioon katuse ja fassaadi valdkonnas oma asukohaga Saksamaal. Ja siis normide ja hooneümbrikute reeglite loomine, et kui me vaatame norme, siis meie eesmärk on aidata kaasa EVS paigaldusstandardite loomisel ja olles ise siis seal ka aastaid nii-öelda TK61 komitees liige olnud, siis võitleme selle nimel ikka, et need paigaldusstandardid oleks teile mõistlikud, tõstaks Eestis kvaliteeti ja nende rajatiste siis tööiga. Mida veel? Et vaatame nimega nagu katusesektorisse sisse, siis tegelikult selle slaidi eesmärk on öelda, et kes ei ole piilunud EVS 920 standarditesse, siis seal on 11 loodud, 5 standardit on olemas ja meie fookuses on veel 3 niisugust standardit, mis ühest küljest aitavad turvalisusele kaasa, mis on kukkumiskaitsega seotud, aitavad fassaadisektorile kaasa, kus on siis nii tolerantse, mis siis tuuakse Austria kui Soome turult Eestisse. Need on täna tõlkes ja valmimisel ja ühendumisega siht selle või järgmise aasta jooksul valmis saada. Ja muidugi ka olemasolevate standardite uuendamine. Mis veel, et kui me nüüd hüppaksime rubriiki sisse tööiga, siis see oli ka meie paneeli nagu teema, et kuidas me siis saame teha kestvaid ja kvaliteetseid nii-öelda katuseid või fassaade. Siis ütleme niimoodi, et kui me vaatame niisugusesse lähtetingimusse või normdokumente, siis seal on tihtipeale meil ära märgitud sõna ja aasta. Et Eestis, mis ma tahan öelda, et kasutage pigem sõna kui aastat, et seal on kategori on short, medium, normal või long, ehk siis võtame sihtjooneks normaalne ja kui me vaatame seda normaalset joont, siis tegelikult see tähendab meile 50 aastat ja tihtipeale me projekteerimegi 50 aastat. Kui me nüüd vaatame alusdokumentidest ja läheme nagu kihiti kandvatest konstruktsioonidest väljapoole, siis seal on mööndusid, ehk siis mis on nagu lihtsalt vahetatavad on 10 ja mis on natuke vaevaga või keerukamad on siis 25 aastat tööajad. Ja see on nüüd see, mis on meil nagu materjalide nähtavad tööead. Need tööead võivad olla ka pikemad, aga on olukordi, kus võib-olla me teeme sellele materjalile kas siis augu sisse, siis on juba meil vaja tugineda tugevatele projekteerimise lähtetingimustele või siis materjalitootjate paigaldusjuhenditele. Nüüd, kui me lähme siia C-maailma, mis muudab teie nii-öelda projekteerimise turvaliseks, siis C-märgis tihtipeale saadatakse läbi harmoniseeritud või siis mitte harmoniseeritud EAD või ETA-GD järgi vana süsteemi. Siis siin on jällegi samamoodi on see normaalne tekstis olemas. See kattub selle sama 50 aastaga ja sealt tuleneb ilusti välja meil just see fassaadisektor näitena, et kui me lähme nüüd fassaadi, mis on ventileeritav fassaad, ta on tegelikult meil mingi vaevaga parandatav, remonditav, hooldatav, kontrollitav, siis tegelikult me täna rahvuslikus tasandis ja Euroopa tasandis me ei leia ühtegi head dokumenti, mis annaks nagu pikema tööea.
Ja sellepärast on meil täna paneelis ka teised kõnelejad siin, kes on siis nii-öelda need spetsialistid, kes oskavad panna need materjalid kokku, oskavad sellega oma tiimiga paika panna ja pakuvad sinna sobivad hooldus- ja paigaldusjuhendid ja suudavad pakkuda ka teile pikemaid tööigasid, mis on seal 25–50. Aga selleks peabki olema nagu selle sektori pädevad inimesed ja ma ütlen, et olge nüüd vahvad ja kaasake neid tulevikus oma nii-öelda projektide arendusse samamoodi. Nüüd, siin on väike väljavõte sellest fassaadisektorist, kus on siis EAD lähtedokument olemas ja seal te näete, on erinevad nii kinnituse kui materjali valikud. Hetkel on meil niisugune metallist karkassi lahendus ja ma toon siia sellise kollase joone sisse, et tegelikult täna see lähtetingimus ei anna C-märgistust terviklahendusele pikemalt kui 25 aastat ja sealt oli siis see normaalne väljend väga mõnus, sest kui te määrate ära projekti 50 aastat, siis tegelikult tihtipeale peatöövõtja jääbki kinni kõikidesse kihtidesse, võttes selle aluseks see 50, mis muudab tegelikult selle ehitamise väga kalliks ja tihtipeale te ei leia sinna C-märgistatud lahendusi. Ja see on see nupuke, mida ma tegelikult selles väljenduses täna tahtsin esile tuua, sest aega on meil vähe ja ma pikemalt siia ei langekski nagu. Siin ka siis see väljend nii-öelda normaalne. Ja nüüd, kui hüpata sisse niisugusesse keskkonnaklassidesse ja põgusalt vaadata ühte seina, siis selles seinas me tihtipeale üks lahendustest paigaldame soojustuse paigaldamisel. Meil on tegemist olukorra, kus meil on määrata ära korrektselt aurutõkke seespool muidugi ja ma ütlen nii, et tänapäeva ehituses on ka tuuletõkke ja selle tuuletõkke puhul me muudame kõik soojustuses olevad sõlmed sisemiseks keskkonnaklassiks, mis on väga tähtis ja tähtis on see, et see tuuletõkke element on seal õige ja vastavalt siis juhendile või normidele. Nüüd, kui me siit edasi liigume, siis siit edasi tuleb meil roovitus peale ja roovituse kinnituse näide mul antud hetkel puidust roovituse näol, siis puit on selles suhtes vahva materjal, et kui me vaatame metallist kinnituselemente, siis ta kaitseb neid kinnituselemente väliskeskkonna eest ja muudab meil tegelikult mingis mõttes selle konstruktsioonisõlme odavamaks. Ja kui me teeksime seda metallist, siis me saame seda teha väga hästi juba sellises faasis edasi roostevoo või kinnitusvahenditega. Ja kui me vaatame siin selle keskkonnaklassi, siis siin me näeme niimoodi, et siin on C2NV, see on nüüd uus normatiivide lähenemine, ehk siis not weathered. Kui meil tuleks näiteks hingav laudfassaad sinna peale, siis ma ütlen nii, et see not weathered kehtib meil ainult olukorras, kui meil on sinna paigaldatud ka mingi teip. Noh, mitte teip, aga siis ütleme siis niisugune isoleerkiht EPDM või PVC materjalist, mis siis hülgab välisest fassaadilahendustest roovi üle niiskumisele nagu. Ja siis tuleb juba mis iganes fassaadilahendus sinna peale. Et see oli niisugune põgus heit minu poolt sisse kui lahendustesse ja ütleme nii, et on ka lahendusi arendada võimalikult betoonseintele samas võtmes, aga need on juba jutud mõni teine kord. Jah, miks odav fassaad on sageli kõige kallim, siis ütleme nii, et tihtipeale on tellija, annan märksõna, et oskamatus kaasata õigeid projekteerijaid, projekt, kindlasti rääkige läbi spetsialistidega ja tööiga on võtmeküsimus. Et tegelikult, kui me määrame sinna 10 aastat, siis on väga okei kasutada igasuguseid materjale, kui me tahame saada sinna 50 aastast tööiga, siis on juba vaja kaasata väga head spetsialistid, kes oskavad seda nii valmistada kui paigaldada. Materjalide valik, pöörake neile tähelepanu, paigaldaja oskus ja pädevus on see, millest Eesti Katuse Fassaadimeistrite Liit võitleb ja tegeleb jooksvalt siin meie turul ja muidugi niiskus, kontrollige niiskuse olevust seal. Nii et korrosioon on see esteetiline pool seal lõpus, mis on tihtipeale varjatud ja me ei tea, aga see on minu poolt kõik. Ma ütlen igal juhul nii, et me vajame turul pädevaid ehitajaid ja tihtipeale me ehitame aastaringselt, mis tähendab, et see keskkond on meil vägagi varieeruv. Aitäh!
Aitäh, Enno. Ma kuulasin ja vaatasin seda ühte tabelit, keerulised tabelid ja asjapulgad saavad rohkem aru kui mina ilmselt sellest kõigest, aga ma mõtlesin, et issand, kas 10 aastat võib olla mingisuguse fassaadi või katuse eluiga, hakkasin ruttu peas arvutama selle maja plekkkatust, kus mina elan, et eelmine Penskarid panid 2000 endal umbes aastal sinna plekkkatuse, et kas juba tuleb vahetama hakata. Ma ei hakka praegu küsima, aga mind pani imestama, kas tõesti mingisuguse maja fassaad võib olla 10-aastase selle elueaga. Mina elan majas, kus on terve nõukogude aeg tõrvapapist fassaad. Ja see on ka kauem vastu pidanud, nüüd peaks välja vahetama uue tõrvapapi. Loomulikult mitte uue tõrvapapi, aga aitäh, te olete väga ajatundlikud, kenasti ajast püsinud ja ma mõtlesin, et ka teie enda ettekanded, teie enda seas ilmselt võivad tekitada küsimusi üksteisele või teineteisele. Loodame, et me jõuame sinna ka, aga nüüd on meil lamekatuste ehitamise kultuur Eestis ja mis need peamised probleemikohad on. Hillar Peet, sina oskad selle kohta rääkida. Vahepeal tõmmati lamekatused siin täiesti maha, aga tundub, et see kultuur läheb meil edasi, aga Hillar, palun. Ja aitäh. Tere kõigile. Minu sõnum oleks see, et siis jah, ma kõigepealt alustaks selleks siia sõites autoga, siis mõtlesin, et millest ma alustan. Ma alustaks sellest, et kus ma tulen, mis ma teen, et olen 25-aastase kogemusega täna võib-olla rohkem juba lamekatuse ehituse valdkonnas ja ma teen seda tööd oma kirega ja täna ma olen see suunamudija lamekatuse valdkonnas erinevates riikides käinud koolitustel, ka TalTechis sai eelmine aasta käidud niiskusturvalise koolitusel, et nüüd ma mõistan hoonet kui tervikut, enne vaatasin ainult katuse seisukohast ja põhiliselt siis olen fokusseerinud kvaliteetsele toodetele, mis kestavad rohkem kui 30 aastat. Ropendada ei taha ja ei ole ka plaanis, et ma kasutaksin Lennart Meri kuulsat lauset, et olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis. Kuna ma iga päev tegelen igasuguste katuste inspektsioonidega, kus katused lekivad ja neid probleeme vaja lahendada, mitte ainult katused, rõdud, terrassid. Rõdud on eriti selle poolest nagu vaeslapse osas, et väike pind ja keegi ei taha sinna väga raha kulutada. Antud juhul on üks tootmishoone, mida me täna renoveerime. Katuse eluiga on 20 aastat ja see valdavalt on läbiv probleem, et Eestis kestavad katused 10-20 aastat tulenevalt selle katuse katte madalast kvaliteedist. Ja seda me oleme viljelenud juba täna oma 30 aastat, et kui midagi ei muuda, siis see ilmselt jätkub, et olen vastuvoolu ujunud täna 14 aastat juba. Alustasin vedelplastiga 2011 ja siis Eesti on niisugune konnatiik, ega siia keegi midagi väga kvaliteetseid asju müüa ei taha ja keegi ei ole huvitatud, sest väiksest riigist võtavad kui Baltikumi tervikuna. Siis väga palju vigu, mida ma näen, on projekteerimises ja ehitajad samamoodi. Et ehitatakse, siin antud pilt on väga masendav, et ehitatakse terrasse niimoodi, et kus sadevesi ei saa ära voolata, on üks asi, teine asi see, et hooldusvõimalus puudub. Et kui me räägime, et katuse norm näeb ette 2 korda aastas hooldada, peaks saama ligi, et seda orgaanikat puhastada, siis siin antud juhul ei ole 10 aastat selle terrassiga tegeletud. Ja tüüpiline probleem on igast kommunikatsioonisahtid. See on läbiv probleem kogu Eesti ehituses, et tehakse madalate kvaliteetiga ja niiskust kartvate toodetega neid ventsahte, et antud juhtudel on need majad 10-5 aastat vanad. Ja see olukord tekib sellest, et niiskus satub siis ventsahti ja ta jääb sinna kinni. Et märjad ruumid on reeglina, vannitoad on siis selle ventsahti poole ja kõik see jääb sinna kinni, see niiskus.
et siin peaks tegema midagi teistmoodi. Ütleme, see on tavapärane, et hoone on siin 5 või 10 aastat vana, kus hulganisti on auke täis, antud juhul on see PVC katus, kas siis on linnud nokkinud või on siis töömehed talvel lumega kahjustanud katusekatet. Ja siin on tegemist nüüd Rocca al Mare kaubanduskeskusega, see hakkas lekkima juba enne, kui ta avati, et siin on väga madala kvaliteediga bituume rullmaterjalid, igasugused muud liugekihid, treenimatid ja kaitsekihid on puudu ja seda on siis iga aasta remonditud. Ja täna ma ei näe, et see 11 000 ruutu kuidagi siin kohtlappimisega korda saab ja see tuleks nagu üles võtta. Tüüpiline PVC terrass, et on ka 20 aastat vana ja kuidas see, nii palju veel, et Saksamaal näiteks PVC katus või terrass, PVC materjali ei kasutata terrassidel, see on katusekatte materjal. Eestis on kombeks ikkagi see, hind peab madal olema ja samas on ta nägus, plastikkate, hea odav teha, aga kahjuks ta on väga kergesti mehaaniliselt vigastatav, et siin on muud probleemid materjaliga, et ilmselt ta reageerib selle betooniga ja vahekiht on puudu, aga see on nagu tegelikult terrassidel väga tüüpiline probleem, et seinad liitrid lasevad läbi. Siin ma tõin selle pildi näiteks see, et tegemist on täitsa uute hoonetega, siin tahetakse neid aknaid projekteerida maani. Saksamaal igal pool Euroopas, kus ma olen käinud, eriti viimasel ajal Saksamaal, et Saksamaa on eeskuju, siis akna all peab käima renn, et sademeid ei pritsiks akna peale. Siin on puidust aknaraam on täiesti mädanenud, 3-4 sentimeetrit on siis katusekattest põrandast ülesse poole. See ei vasta nõuetele ega ühelegi normile, pluss veel see alumiiniumprofiiliga siin parempoolne aken, et seal peaks ka samamoodi renn olema, et see veesurve selle aknalengile ilmselgelt see ei ole akvaarium. Et tüüpilised probleemid ja ma olen ise endale siin eelmine aasta ja see aasta täiesti uued Saksa normid võtnud eeskujuks, et kuidas peaks nagu olema rõdud terrassid ehitama, et ütleme niimoodi, et Eestis on nii madal see katuse normid, et Saksamaal sellise madala normiga läbi ei lähe ja neid materjale müüa seal ei saaks. Et meil on siin kõvasti arenguruumi, et siin on meie enda tehtud, renoveeritud akna alla rennid siis. Siis süsteemkomponendid Eestis pannakse kokku soojustus või aurutõke firmast A, soojustus firmast B ja pannakse nagu selline Frankensteini lahendus kokku, et kas keegi nagu on mõelnud, et kuidas see nagu päriselt töötab ja tegelikult näha on, et tegelikult ei tööta need lahendused, mis meil täna tehtud on põhiline on see, et bituumen aurutõke, kas ta on päriselt aurutõke, võib-olla on ta lamekatus aluskatte, kas ta üldse auru peab, ei oleks selle ette nähtud soojustus, EPS-soojustus vill peal ja siis on bituumen rullmaterjal või PVC. Saksas sellist lahendust, odavat lahendust ei lasta läbi, et see on liiga madal kvaliteet. Nad ehitavad 30 või 50 aastaks katuse ja ma endal ehitasin 2 aastat tagasi oma kodus katuse ümber, 2007 ehitasin endale uue maja ja valisin tol ajal kvaliteetse katusekatte enda arvates, aga paar aastat tagasi sain aru, et tegelikult ma olen ka petta saanud. Et täna ma toon ise kvaliteetseid tooteid maale ja tegin oma katuse täiesti ümber. Et nüüd ma ütleks siinkohal seda, et eestlane on tegelikult väga rikas inimene, ta teeb 3 korda ja pisar silma ei tule. Et see on nagu tüüpiline, et võib-olla tuleb, aga ei näita välja.
tehniline mahajäämus, käid Saksamaal tehastes ja vaatad, tegelikult me oleme Eesti maha jäänud ka vaesematest riikidest, Türgi, Kreeka, siis Ukraina ja teisi riike veel, kus ma tean, et powderi tooteid ostetakse seal ja nemad siis vaatavad ikkagi, et see asi hästi kestaks. Pluss veel see, et TPO on selline plastrullmaterjal, Saksas on mindud nagu, ütleme nii, et uus toode küll selle poolest, et tootmishooneid tehakse täna rohkem TPO-ga kui PVC-ga. Sellepärast, et tehas ütleb ise ka, et nad toodavad ise ka PVC-d, aga ikkagi on see, et see on jätkusuutlik, esiteks sa saad TPO-d ümber töödelda kunagi, aga elukaar on pikem, et tootmishoonete peal nagu PVC-d ei kasutata. Pigem on see, et Eesti on nagu Ida-Euroopa ikkagi see, et kunagi üks tehas, Kreeka tehas ütles, et Saksamaale müüme Saksa kvaliteediga, Ida-Euroopasse siis madalama kvaliteediga. Et see on selline, ma siit hästi ei näe, aga põhimõtteliselt selle jutu ma rääkisin läbi, et meil kasutatakse neid Frankensteini lahendusi, et igast erinevast tootest või tootjalt võetakse toode, pannakse siis ise süsteem kokku. Meil täna powderi esindajana on kõik tehase siseselt, Saksa insenerid on pannud süsteemi kokku ja garanteerivad, et see 30 või 50 aastat peaks see süsteem toimima. Aga jah, meil see võtab veel aega, millal see tellijani siis jõuab. Siis jah, et meil siis tooted, kõik me tooted vastavad siis LED sertifikaadile, et siis saab selle järgi siis jah. Aga ma siin lõpetan, muidu mul on veel. Ja ma saan aru, ma näen, et slaide on veel ja kindlasti on siin häid pointe ja see on ka väga huvitav, mida mina kuulsin ka, olen 5 aastat teinud ehitussaadet ja mitmed asjad, mida ma ei teadnud ja ma hakkasin mõtlema tõesti, et mul miskipärast on jäänud mulje, et neid lamekatused nagu see ei sobi Eesti kliimasse ja meil on ränk kliimas. Mul tuli meelde tappi, meil on ju tohutu hunnik magalarajoone, paneelmaju, meil on tohutu hunnik neid samu kaubanduskeskusi ja tööstusrajoone, kus siis ongi reaalselt lammekatused ja kogu aeg. Aga ma ei saa praegu selle peatuda, meil on 2 ettekandjat veel ja siis meil võib-olla on väike hetk, kus me saame natukene siin omavahel veel suhelda ka. Järgmine on Erki Parik, ma saan aru, et te teete koostööd, Parmet teeb siis koostööd saame Ülemiste terminali ehituses, siis rahvusvaheliselt tuntud arhitektuuribürooga Zaha Hadid. Kuidas teil see koostöö on läinud, mis kogemus sealt on tulnud, mis katust sinna tuleb? Jah, tere ka minu poolt. Ja koostöö sujub kenasti ütleks, et eks me oleme ju varasemalt ka rahvusvaheliste arhitektidega koostööd teinud, nii et on väga teadlikud, nõudlikud, ma arvan ka õigustatult, et on oma otsustes kindlad ja tegelikult niimoodi peakski olema, et arhitekti väga lihtsasti ei tohiks ikkagi ka üle sõita ehitusotsustes. Aga räägin siis ka kestlikust fassaadist, ma väga palju aega ei võta. Mõne sõnaga meist endast, oleme nüüd juba peaaegu 35 aastat turul, tegeleme põhiliselt tuulduvate fassaadide ehitusega, eelkõige siis, mis puudutab metallfassaade, toodame, projekteerime, toodame, paigaldame ise, meil on oma tootmisbaas Otepääl, ehk siis hingelt selline Lõuna-Eesti ettevõte ja ma usun, igal ettevõttel peab ka mingisugune missioon olema ja meie missiooniks on luua siis lahendusi, mis rikastavad linnapilti ja teostada selliseid projekte, mis on ikkagi silmapaistvad. Ja me ütleme, meie sõnum on, et saavutada selline odav, ajas kestev fassaad, selleks tuleb osta integreeritud süsteem, ma ütleksin, ühelt tootjalt. Ei tööta. Nagu midagi erinevates. Kuidas? No.
Jah, mis puudutab nüüd siis paneeli pealkirja, et probleemid, mida me ise nagu ehitushangetel näeme eelkõige, on see, et kuigi ju fassaad ei ole, ütleme kindlasti see põhimaksumus hoonest, siis kiputakse taandama seda otsust mingisugusele ruutmeetri hinnale ja seda ju vaadatakse alati sellises tänases kontekstis, et tegelikkuses ei mõelda selle peale, et mis on siis selle hoolduskulu, võimalik, ütleme, üleviimistluskulu aastate jooksul, missugused on hooldusintervallid, mis juhtub või kui lihtne on ka fassaadi remontida, kui midagi juhtub. Et need üldjoontes ei ole võib-olla väga ehitaja prioriteedid, et tema vaatab, ütleme, enda kuluridasid põhiliselt, aga samas see kulu ikkagi ühel hetkel kellelegi läheb. Meie fookus on metallfassaadidel, nagu öeldud, õigesti valitud, õigete materjalidega metallfassaad kindlasti kestab 50 aastat pluss. Ehk siis ütleme, meie sõnum on, et samamoodi, nagu siin eelkõnelejad on välja toonud, et tuleks spetsialist kaasata juba projekteerimisfaasis, et teha need õiged otsused ka materjali valiku ja muidugi ka lahenduste valiku osas. Samamoodi paigaldust ka tihti võrreldakse lihtsalt mingit ruutmeetri või ühikhindasid, et võtmata arvesse tegelikku kogemust ja kvaliteeti. Küsimus ei olegi, et kas kvaliteetne fassaad on kallis, vaid et kes see maksab ja millal, et õigesti või ütleme, et kõige odavam fassaad on see, mida sa pead ostma ühe korra. Näeme ikkagi ka selliseid mitmeid objekte, kus fassaad on mõne aasta jooksul juba läinud ka välja vahetamisse või suures osas remonti just seetõttu, et hanke hetkel tehti selline nii-öelda lihtsam, odavam otsus. Mõned näited kestlikest fassaadidest, puhtjuhuslikult need on kõik metallfassaadid. Teostasime just hiljuti eelmine aasta või üle-eelmine aasta lõpetasime suure objekti Leedus. Tegemist on siis kadunud Štetli muuseumiga ehk Juudi muuseum. Väga keerukas, põnev, väljakutseid pakkuv projekt, aga usun, et sai väga ilusa tulemuse. Valiti ka hiljuti maailma ilusaimate muuseumite hulka. Tegemist on siis 40 000 anodeeritud alumiiniumist tsindliga, mis seda fassaadi katab. Anodeeritud alumiiniumi puhul võime kindlasti rääkida elueast 50 pluss kuni 100 aastat, kus ta oma omadusi ei kaota, ehk siis, et ta on UV-kindel ja suuri muudatusi tema väljanägemises ei toimu. Metallfassaadidest Tallinnas hiljuti lõpetatud Hyatti hotell, seal on siis kasutusel mitu erinevat metalltoodet, jällegi vormitud selliseks, et saavutada selline silmapaistev fassaad erikujuliste elementidega. Veel üks näide võib-olla sellest, et kuidas metalli saab töödelda erinevaks vormiks selliselt, et metallfassaad saab olla väga eripalgeline, et kasutades ühte sama materjali saame luua väga erisuguseid elemente, kujundeid ja kõike seda üheks tervikuks siis koondada. Täismetallid on kindlasti rohkem levinud ka välismaal, et seal eelistatakse metalli just seetõttu, et ta on taaskäideldav. Üks projekt siin Stockholmi lähedalt, kus oli siis tegemist 5 kortermajaga, samamoodi kõik varvastest pealavani kaetud alumiiniumsindlitega, mis on täielikult oma elutsükli lõpus taas käideldavad.
Veel üks, ütleksin, ilus näide siinsamast Tallinnast, samamoodi anodeeritud alumiiniumist fassaad, kindlasti hea valik selle osas, et selline kuldne toon, mis küll anodeeringuga on keerukam saavutada kui näiteks värvides, küll aga ta püsib ajas kindlasti oluliselt paremini, kuna eriti selliste kollakamate kuldsete toonidega selle UV-pleekuvus on oluliselt suurem, ehk siis antud hoone puhul võib oodata, et ta oma välisilmet säilitab kenasti ikkagi pikki aastaid. Ja samamoodi juba nimetatud Rail Balticu Ülemiste terminali projekt, tegemist siis topeltkatusega, ehk siis loome sinna vettpidava katuse alla, kuhu läheb alumiiniumist valtspekk paan ja peale tulevad veel täies ulatuses alumiiniumist kassetid, väga keerukad, eripidi kaardus, samamoodi väga uhke objekt tuleb, kasutab lõpuks siis üle 400 tonni alumiiniumi. Jällegi jätkusuutlik valik, kuna kogu elukaart arvestades on kõik ka taaskäitlusesse lastav. Nii, minu poolt oleks kõik. Aitäh! Aitäh, väga põnev. Kuulen ja mõtlen, et mina esimest korda nägin metallfassaadi, tundub siuke nagu võõras asi, aga kui hakkad mõtlema, seda on ju päris palju. Mul tuleb meelde 2015 ma külastasin Islandit mingi preventatiivse noortetöö programmi raames ja ma vaatasin, see oli hunnik, Reykjavikis oli hunnik metallfassaadiga maju, mis roostetasid. Tuli meelde Žiguli või mõni selline auto Opel või ma ei tea millega härra, sa sõidate, ärge pange pahaks. Aga need autod, mis rohkem roostetavad ja majad olid samamoodi, neil on muidugi nii ekstreemne kliima seal keset ookeani, eks ole. Ma praegu ei küsi midagi, aga see oli väga huvitav. Samas sama tänav, kus mina elan, Hiiu Suurtüki tänav, seal on eelmise Tallinn filmi territooriumil on see hunnik vaskmaju, mis alguses oli võimatu mööda sealt minna, kui see maja ehitati, sest see kiirgas nii räigelt sul otse silma, aga nüüd on ta meeldiva tooni võtnud siin ajakulgudes. Aga jah, me seal ei peatu, meil on üks siuke väikene ettekanne veel, Erko Karo. Millised need fassaadilahendused on, mida teie pakute, Metek, ma saan aru, ja mis on kõige räigem või kõige ekstreemsem värk, mis te teinud olete, aga palun. Tere, mina olen Erko ja Meteki tegevjuht ja kestlikest fassaadidest rääkides, siis ega meil on ka täitunud 30 aastat, et ega me rohkem ei oska enda tööde osas rääkida kui see 30 aastat, ja mõned näited meil on täitsa olemas, et pärastpoole tuleb pilt, et need metallfassaadid tõesti kestavad pikalt. Aga Metekist nii palju, et nii kummaline kui see ka ei ole, siis Parmetiga meil on selline huvitav seos, et Parmeti asutaja on olnud ka üks Meteki asutajatest ja ühel hetkel meil siis teed lihtsalt läksid natuke, et mina olen Tallinnas ja Parmet on Otepääl, et selle võrra on lahku läinud, aga seos on endiselt ja saame hästi läbi ja suheldud, et on väga hea koostöö. Ja linnapilti rikastame mõlemad, aga seda tahaks öelda, et kuna Eestis oma metallitööstust ei ole kunagi olnud, et siis nagu tundub, et Eestis on pigem selline puidu ja betooni usku ehituskultuur ja seda nagu muuta on olnud üsna nagu keeruline, et see ilmselt tuleb kuskilt koolidest või juba kuskilt madalamast, et kui metallfassaadidega Eestis nüüd mõned arhitektid on harjunud töötama, aga võrreldes nagu Soomega või Skandinaaviaga, mis on meie nagu põhiturg, kus me täna töötame, siis seal ehitatakse metallist fassaadi ikkagi kordades nagu rohkem. Ja võib-olla see kultuur ühel hetkel siis nagu muutub, et kui tuleb rohkem sellist kestlikkust ja taaskasutatavat probleemi nagu esile, et saame nagu selles kaasa aidata. Parmetist erinevalt oleme me ise nagu arendanud edasi ka
elementidest ehitamist ja oleme saanud siis need metallist fassaadid kinnitada ka juba tehases elementide külge ja paigaldada koos fassaadikatted koos elementidega nagu hoonetele, et siin mõned nagu näited, et Tamperel üks ilus suur projekt, kus on tehases valminud elemendid koos fassaadikatetega paigaldatud objektile. Et põhilised pildid, mida põhiturg meil täna nagu Soomes. Siin on näide Oulust, kus on klaaselementide külge alumiiniumplaadid kinnitatud ja väga ilus arhitektuurne lahendus, et sama arhitekt, kes praegu Eedu maja teeb, et visuaal on üsna nagu sarnane. Aga 30 aasta nagu selliseks parimaks nagu töövõiduks peame nagu Helsingi kõige kõrgema büroohoone fassaadikonkursi nagu võitmist, mida me täna nagu tarnime parasjagu ja läheb meil nagu üsna hästi seal, et oleme ilusti ajagraafikus ja võiks öelda, et selline inseneeria nagu tipptase, et meil TalTechil ilmselt oleks päris suur tellimus inseneride üle, et erinevast valdkonnast, et see on meil nagu praegu põhiliseks nagu probleemiks, et vastava haridusega nagu või oskusega inseneri on väga raske leida, et üldjuhul selline paar aastat läheb meil siis nagu tööpostil, kus insener õpib selle nagu ära, et ta suudab sellise asja nagu ellu viia, projekteerida, et kui üks firma teostab betoonkarkassi ehitust ja siis meie paneme sinna kronsteenid külge ja viime selle elemendi ja täpsusklass selline 1-2 millimeetrit, kuidas need elemendid sinna paika peavad sobima, et see on nagu selles mõttes selline üsna nõudlik nagu tegemine, eks. Ja siin selline ühe asja ma tooks nagu veel välja, kui me räägime nagu säästlikkusest, kestlikkusest ja veel erinevatest sellistest teemadest, et siis tihtipeale see ei jõua nagu kuskile kooli või arhitektidele sõnum, kui siin on täna palju arhitekte, et üldjuhul majade planeerimisel ei võeta arvesse modulaarsust, et me kõik ilmselt teame, et mis on standardsoojustusmaterjalide mõõtmed või tuuletõrkeplaatide mõõtmed, eks, et siis me projekteerime ikkagi majad sellest modulaarsusest nagu välja ja siis me räägime, et me tahame ehitada säästlikult ja kestlikult ja nii edasi, et toodame ainult sellist prügi ja jääki ja nii edasi. Et see on selline lühikokkuvõte. Sinu lühikokkuvõte oli kõige lühikesem. Jaa. Ja me oleme täiesti aegavast püsinud, kell on 12, et ma paar küsimust esitaks meile üldisele ringile ka. Muideks, kui keegi soovib küsimust esitada, viibake vehelgi, ma annan teile võimaluse, sest need inimesed siin, teie ja teie omavahel olete ilmselt kõige professionaalsemad samal lainepikkusel. Mina teen mutikaga igast muid lolluseid, et taba täpselt õigeid küsimusi küsida. Kuulge, aga ma kuulen seda, et ma näen, et kihvtid lahendused, fassaadid ja katused on olemas. Ja üks märgusõna, ma ei pannud sinu puhul tähele, kui kõik te räägite välismaast. Me näeme Saksat, me näeme, mis me siin nägime, Soomet, eks ole, iga teine hoone tundus Nokia olevat mulle, Nokia nimeline, nagu Nõukogude Lenini nimeline iga teine hoone. Aga nüüd on siuke küsida, et miks siis nagu välismaale seda head fassaadi levib, aga meil Eestis liiga palju ei levi. Ma tean, meil on ka mõningad näited, eks ole siin. Aga sellegi poolest, et kuskil tundub nagu see kahvel olevat ja natuke oma ettekannetes siin vastasite ka sellele, et kus see kahvel siis ikkagi on, et head ja kihvtid lahendused on olemas ja ometigi siis väidetavalt, mul on vähemalt ette öeldud, et see kvaliteet, mis meil on kohati lonkab, mitte alati ega kohati on niisugune kahtlane. Kui sinagi pidid oma katuse, mis oli 2007, 2026, 19 või 18 või 15 aastaga välja vahetada, mis ei tundu mulle küll väga adekvaatne olevat. Aga siuke üldine küsimus, mis te arvate, kus see kahvel on või miks on siis niimoodi? Kes iganes? Jah, no, Simo. Ilmselt võib ikkagi öelda, et need juurpõhjused
on meie arengutasemes kõige laiemas mõttes, et kiputakse otsuseid tegema selle alusel, et kuidas kõige kiiremini ja soodsamalt valmis saab ehitada. Et alates tellija lähteülesandest, hanketingimustest, kogu see elukaare vaade, millest me nüüd viimasel ajal oleme hakanud rohkem rääkima, tegelikult tulebki optimeerida hoone ju elukaart tervikuna, et see 50 aastat on hea orientiir. Meil tulevad Eestis ka hoone süsiniku jalajälje nõuded paari aasta pärast, et ta 50 aastat oleks, selle perioodi mõttes oleks see kogukulu minimaalne ja siis isegi selle 50 aasta lõpus, et me saaks selle hoone demonteerida, ehk siis võtta kõik need tükid vastupidistes järjekorras ära ja mulle väga meeldis see modulaarsuse mõte siin, et arhitektid peaks senisest rohkem seda modulaarsust järgima, et oleks standardmõõtudega elemendid ja just see fassaadide püsivus, vähene hoolduse, remondi ja asendamise vajadus 50 aasta jooksul, et suures piires võib jagada ju 3, need fassaadid on need sellised tuulduvad fassaadid, ta võib olla metallkattega, ta võib olla muu kattega, aga ehitusfüüsikalise toimivuse mõttes selline tuulduv fassaad on kõige töökindlam, see peab kaldvihma kinni, ülejäänud sein seal sees on soojas ja kuivas, siis on meil betoonfassaadid. Need on ka suhteliselt püsivad, eriti kui kaitsekiht on piisavalt paks, neid saab ka veel projekteerida ja ehitada pikema kasutuseaga, pannes topeltarmeeringu, terase korrosioonikaitse ja siis kõige rohkem kipub meil just renoveerimisel, aga ka mingil määral uusehitiste puhul on endiselt need krohvitavad fassaadid, mis on kõige kergemad ja soodsamad, aga kipuvad kõige vähem vastu pidama, pragunema, vajavad tihemini hooldust, remonti. Nii et kõik saab alguse teljast. Aitäh, härrased, kas keegi tahab midagi omalt poolt lisada? Palun. Ma ütleks niimoodi, nagu Simo ütles, et arhitekt peaks alustama projekteerimist, tellija peaks andma lähteülesande, kui pikaks ajaks hoone tehakse. Me teame, et hoone karkassil on 50 aastat eluiga, aga kahjuks need materjalid, katusematerjalid, millest täna tehakse katused ja ka meil see standard ei võimalda, et see katus ei saa nii kaua kesta. Et kui tootja, näiteks Powder annab oma süsteemile seal 36 aastat eluiga, siis see on süsteemile ja ilmselt see kestabki 50 aastat. Aga meil ikkagi on see, et need süsteemid või materjalid, mida meil täna pakutakse Eesti standardi järgi, nende eluiga tegelikult on 10-15 aastat ja sealt rohkem välja ei pigista kui 20-25 aastat, mingi imekombel võib-olla varjulises kohas 30 aastat. Aga see on fakt, et lähteülesanne tuleks arhitektil või tellijal paika panna, niiskusturvalisuse ekspert, kui nad ise ei jaga seda, küsida meie käest, me küsime, kui meil endal mõistus puudu ja me küsime Saksa inseneride käest. Meil on selline lähteülesanne ja mis lahendusi, süsteeme, meil on 100 erineva materjali ja nii palju erinevaid süsteeme, et katus ei koosne ainult materjalist, ta koosneb süsteemist. Ja see süsteem pannakse kokku erinevatest toodetest ja siis sealt saame selle eluea. Aga meil on Eestis kuidagi vastupidi, et ennekõike on see, et on hind. Alustatakse valest otsast. Hinnaga sa ei saavutagi, sa alustad täiesti valest otsast, et kui mul tellija küsib, kohe hakkab hinnast rääkima, siis ma ütlen sorry, et kui pikaks ajaks sa tahad, et võib-olla alustame õigest otsast ja siis hakkad pakkuma lahendusi, kui on riiklikult tellimused on see, et ennekõike hind ja kõige tähtsam, siis kus sa siis head asja saad. See on, ütleme, jõhker raha põletamine, et teeme 50-aastase elutsükli jooksul, teeme 3 korda katust. See on materjali müüjale kasulik, aga omanikule kahjulik. Härrased, kas te tahate midagi lisada, kus see kahvel on, sest et kui me räägime, võtame ka selle jutus, me teame, et ütleme, me tõesti oleme Eestis ikkagi hinnatundlikumad, vähemalt osad, eks ole, kui siis ilmselt Saksamaa, Rootsis või Soomes, kuigi seal loetakse ka ilmselt igat kopikat, aga seal võib-olla adutakse ka seda lõpptulemust ja seda kestvust võib-olla arukamalt, ma ei oska öelda, et mis te arvate, kus see kahvel on siis võimalustes ja tänapäeva reaalsuses?
veel paar minutit on veel aega, siis on meil tõmbame otsad kokku. Ütleks, et päris suur kahvel on selles, et kõik tublid nagu Eesti väikeettevõtted ja kes tegutsevad tihtipeale katuse või fassaaditurul, on hästi suurelt spetsialistipõhised ja puudub finantsoskus. Et sa arvutad mingisuguse nagu hinna ja siis, kui sa hakkad seda nagu teostama, esialgu sa ei süübi sinna projekti ja need paned hinna kokku, hakkad teostama ja siis tuleb välja, et sa omadega nagu välja ei tule, sest sa oled teinud odava pakkumise, haakub täpselt meie selle paneeli teemaga ja siis me hakkame tingima. Paneme odavamad kruvid, teeme mingi asja õhukesest plekist või mis iganes. Ja sealt on päris suured käärid, et ma olen ise selle läbi elanud. Meil on täna väga tubli finantsjuht ettevõttes ja üks peamine põhjuseid, miks me täna töötame põhiliselt Soome turul, on see, et me ei suuda Eesti ettevõtetega konkureerida. Et see on nagu. Jah, ma kuulan sind ja mõtlen, ma parasjagu ehitan maakuju sellist suve terrassi katust ja siis, kui mulle see hind välja öeldi, siis ma mõtlesin, et heldekene. Uksin peaaegu sellile samas maa ja tean, et ma ei saa kvaliteeti alla lasta. Ma ehitasin maakivist müüri, lasin ehitada katust peale, minu arust see katuseks mulle öeldi, tuleb püramiid katus ja kogu see konstruktsioon 7000 või 8000 kogu see asi, ma lootsin 2500 hakkama saada. Aga tegelikult ma annaks veel sõna Erki ja Enno, kas te tahaksite midagi lisada, meil aeg lihtsalt jookseb umbe, meil on mõne aja pärast järgmine ettekanne, et vabandust, aga Erki ja Enno. Üldjoontes ma arvan, eelkõnelejad on kõik ära öelnud, et eks ta suures pildis taandub ikkagi hinnale. Et ma ütleks ka seda, et tegelikult ju justkui arhitektuurselt poolelt luuakse Eestis ilusaid fassaade ja arhitektide mõttelend on väga kõrge. Aga üks hetk jõuab see kas siis arendaja, ehitaja lauale ja siis hakatakse vaatama, et aga äkki ma asendan selle tolle ja saan natukene hinnas alla ja seda endale sobivamaks. Ja igasugused süsteemsed lahendused nagunii visatakse kohe kõrvale, sest need tulevad Saksamaalt ja on jube kallid ja neid me ei taha, eks ju. Ja siis tuleb midagi ise kokku leiutada, et üldiselt see jada läheb niimoodi. Miks siis välismaalast me räägime, siis ongi see, et seal võib-olla rohkem rõhku pööratakse nendele samadele kuluanalüüsidele kogu elutsükli osas ja samamoodi süsteemsetele lahendustele, et see on niisugune tugevam nõue võrreldes meiega. Ma oma poolt annan paar sõna veel, et ütlen, et kõik on juba öeldud, suurepärane ja võib-olla üks hea näide on tuua siit ERM-i pealt, kui omal ajal ERM projekteeriti 100-aastase fassaadiga, siis klaas kestab, alumiinium kestab meil ja seal oli arhitekt selle ajal unikaalse fassaadilahenduse välja mõelnud, kus küll klaasi kinnitus oli peidetud, et kasutada robot fassaadipuhastust tuleviku suunal, aga ehituskäigus suudeti projekteerida kõik pinnapälisteks punktideks ja täna on nii, et see fassaadi maksumus elukaare jooksul muutus kallimaks, sest et ehitusfaasis saadi ta odavamaks. Et seal on nii palju nüansse, et tuleb vaadata tervikpilti lihtsalt ja me oleme muutunud palju paremaks, sest aeg on lennanud vahepeal edasi sellest, mis ehitati 10-20 aastat tagasi ja mida täna nagu. Ja see on väga tänuväärne see konverents või mis me siin loomevisioon, kuidas me seda kõike siin nimetame, need väljapanekud on ka väga kihvtanud, et vaadata, et kuidas asjad arenevad, kui kiiresti tehnika areneb, kui palju läbi mõeldakse, koostööd tehakse ja suurepärane. Mina, härrased, tänan teid kõiki. Ma tean, et siin juttu jätkuks ja ilmselt tahaksid kommenteerida ja mina ajakirjanik võiksin lasta siin paar tundi järjest ilmselt, aga meil lihtsalt aeg pressib peale. Mind hoiatati ka, et võib-olla nüüd selle paneeli järgmise vahel tekib väikene ajanihe, aga me loomulikult täname kõikidel aega, et meil õhtu lõpp ei ole väga konkreetne piiratud, et me saame sipakene üle minna, kui on vaja. Nii et suur aitäh teile.